tahtsin aidata, päriselt mitte parandada sind, vaid näidata teed. Ma tahtsin, et sa näeksid seda, mida mina nägin, et sa ei peaks nii kaua ekslema pimedas. Ma rääkisin mustritest, ma avasin kihte, ma tõin päevavalgele sõnu, mida sa polnud veel küsinud ja ma uskusin, et mõistmine vabastab, aga ma ei märganud, millal abi muutus surveks, millal valgus muutus liiga ärksaks, millal armastus astus sammu liiga lähedale, sest pärast lahkuminekut on hing paljas, identiteet logiseb, närvisüsteem väriseb ja isegi tõde võib siis havata. Hingamine, mitte seletamiseks, vaid lahtilaskmiseks. Ma tegin vea, mida paljud teevad, ma püüdsin äratada, enne kui teine oli valmis ärkama. Ma püüdsin avada silmi, mis vajasid veel pimedust, et ise küsida ja ma ei küsi seda uhkusega, ma küsin seda ausalt. Kas ma võtsin sinult midagi ära, kui tegin töö sinu eest? Kas ma võtsin sinult jõu, mille pidid ise leidma? Psüsika ei avane käsu peale, hing ei kasva seletamise kaudu. Muutus sünnib ainult siis, kui inimene ise tahab näha. Ja kui ta ei taha, siis minu valgus ei aita, siis minu tõde ei tervenda, siis mu sõnad võivad hoopis lukustada. Ma saan nüüd aru, päästmine ei ole armastus, kontroll ei ole hool, isegi pehme suunamine võib olla sissetu. Ma ei tee, mille pead ise kõndima ja see taipamine teeb haiget, sest vaikimine on raskem kui seletamine. Emalolek on raskem kui aitamine, aga see on küps armastus, seista kõrvale, mitte ette usaldada elu, mitte oma tarkust lubada teisel komistada, ilma et ma tõttaksin päästma. Vaikne selge lõpuosa. Nüüd ma ütlen vähem ja hoian piire, nüüd ma ei tee sisemist tööd kellegi eest ära, nüüd ma ärkamist ei saa kinkida, seda saab ainult elada. Kui sa kunagi küsid, olen kohal, kui sa kunagi ei vali, austan, aga ma ei murra enam uksi, mida hing pole valmis avama. Ma ei saa sind äratada ja just seepärast lõpetan ma päästmise. Ma ei saa